Tere, lugupeetud õpetajad ja teised vaatajad, kes täna vaatavad seda minu videoloengut, kuidas õpetaja enesehinnang ja tema eneseaustus mõjutab õpetaja suhtumist oma õpilastesse. See teema on aktuaalne ka distantsõppe korral, sellepärast et see suhtumine, missugune õpetajal on konkreetselt oma õpilastesse, paistab igalt poolt välja. Nii klassiruumis, nii meilides, nii telefonikõnes, nii videotundides. Ja kui see suhtumine on nüüd üles ehitatud sellele pinnasele õpetaja isiksusest, mis räägib tema keerulisest seisust, tema enesehinnanguga või eneseaustusega seoses, siis see paistab välja kõigile kõrvaltvaatajatele ja mõjutab väga seda suhtumist, kuidas õpilased seda ka tunnetavad ja lapsevanemad seda kõrvalt näevad. Aga enne, kui me läheme konkreetselt kohe selle teema juurde, tahaksin ma tuletada meelde neile, kes võib-olla seekord esimest korda vaatavad neid videoloenguid, tahaksin tuletada meelde nüüd meie raame. Et kõige esimene raam on see, et mina olen tegemas neid videoloenguid sellepärast, et praktilise psühholoogia oskusteave ja arusaamine praktilise psühholoogia rakendamise hädavajalikkusest koolis, et see saaks kõigile nagu rohkem teada. Sellepärast, et praktiline psühholoogia on seda tüüpi teadmiste valdkond, et igal pool, kus on tegemist inimeste omavahelise kontaktiga või suhtlemisega või koostööga või tegevusega, seal ei ole võimalik teistmoodi kui arvestada praktilise psühholoogia erinevaid seaduspärasusi. Et nii nagu me arvestame sellega, et õun kukub puu otsast maha, et see on füüsika seaduspärasus, nii on olemas ka psühholoogia seaduspärased hoolimata paljudest uuringutest. Aga selge on see, et kõik need inimesed, kes vähegi psühholoogiat on nagu lugenud, õppinud või uurinud, teavad, missugune nagu väga suur mõju on enesehinnangu teemal. Nüüd teine raam, mis meie loengutel või minu loengutel on see, et see on seotud selle keskkonnaga, selle õppekeskkonnaga, koolikliimaga, suhtlemiskeskkonnaga, kus lapsed õpivad. Ja selleks, et lapsi toetada, eriti muidugi erivajadustega lapsi toetada, selleks on vaja, et see koolikeskkond, koolikliima oleks seda tüüpi ka psühholoogiliselt nii-öelda korras, et nende mõju, selle kliima mõju, aga kõige tähtsam teguri õpetaja mõju oleks positiivne. Ja siit tuleb nüüd siis see kolmas raam meie jutuajamisele ja minu mõtetele on see, et Eestis ei räägita piisavalt palju õpetaja isiksuse arengu teemadest, millest kindlasti psühholoogia on kõige tähtsam ja ei räägita ka õpetaja professionaalsest arengust piisavalt palju. Ja sellepärast on need videoloengud praegu nii-öelda rahvavalgustuslik valdkond minu vaatenurgast, et ma tahaksin, et nii õpetajad kui lapsevanemad kui ka teised kõik, kes vaatavad, ükskõik on nad siis ettevõtjad või noored inimesed, kes plaanivad õpetajaks minna õppima või et nemad saaksid nagu selles valdkonnas mingi ülevaate, mis on need olulised tegurid, mida peaks õpetaja siis arvestama selleks, et tulla toime oma tööga, et olla positiivse mõjuga õpetaja ja anda nüüd oma niisugusest suhtlemisest, käitumisest, õpetamisest parim, et meie tulevikus lapsed, noored võiksid leida oma koha ja oleksid targad. Nii et nüüd siis see üks väga tähtis valdkond, millest ma ka oma jälle näitan seda oma käsiraamatut, lihtne ja praktiline koolipsühholoogia, siin lehekülg 35, siit on alustatud ja räägitud mitte küll pikemalt
sellel teemal, mis puudutab nüüd õpetaja või enesehinnangut ja eneseaustust. Et see minu käsiraamatus ei ole nii pikalt käsitletud, nagu võiks olla. Ja sellepärast ma näitan teile ühte huvitavat avastust. Ma ei olnud seda raamatut varem ise näinud ja ei ole lugenud ka, aga see on rootslase kirjutatud enesehinnang selline. Ma ütleks, et võib-olla jah, mina ei soovita üldse õpetajatel lugeda mingeid teaduslikke selliseid materjale, sellepärast et sellest ei ole kasu argipäevas. Kui te teete oma uurimustöid ja tahate doktoritööd teha või teil on magistritööd tegemata, siis jah, uurige. Aga nii-öelda läbitöötamiseks sellist keerulist materjali, selleks õpetajal aega pole. Ja sellepärast on tähtis, et ta teaks neid põhialuseid ja eneseaustus ja enesehinnang on kindlasti üks põhialustest, mida praktilises psühholoogias kõik peavad teadma. No ütlen nagu sellised madala enesehinnangu ohumärgid siit sellest enesehinnangu raamatust. Ja siis te saate aru, et pikemalt ei ole vaja seletadagi, et mis pärast ja millisel kujul see õpetaja enesehinnang mõjutab õpilasi, tema suhtumist õpilasesse. Ja siin ma lihtsalt loen nagu kaks, kuigi neid on siin rohkem välja toodud, aga ma loen kaks niisugust ohumärki, mida on välja toodud. Sa vaatad teistele ülalt alla ja räägid neist halvasti. See käib õpetaja kohta samamoodi, et kui ta enesehinnang on korrast ära, siis see ohumärk võib avalduda tema tunnis või võib avalduda tema lapsevanemate koosolekul, tema rääkimises õpilastest ja peredest ja võib avalduda ka õpetajate toas, kus minu kogemuse järgi väga kurbusega võin öelda, et palju räägitakse õpilastest halvasti. Et võib see küll kõrvalt õpetajale võib-olla või teistele tunduda, et see on nagu auru väljalaskmine, aga minule kui psühholoogile näib see, et õpetaja ei tule ja selle tõttu ta räägib õpilastest halvasti. Ei saaks kliendist halvasti rääkida mitte üheski teises ettevõttes ega ka arstid ei peaks ja ei tohiks rääkida või rääkimata psühholoogidest halvasti teistest. Ja teine on väga oluline ka, mis see ohumärk ma rohkem ei loe, et sa teed asju selleks, et teistele midagi tõestada. Selle asemel, et teha asju, mida sa tahad ise teha. Ja need nüüd ohumärgid võite siit ise edasi lugeda siin väga eneseabiraamatute valdkonnast võiks öelda, on see enesehinnangu raamat, väga hea raamat. Autor on siis Mia Törnblom, aga kui te küsite või guugeldate, siis te kindlasti leiate, kui pealkiri enesehinnang sisse lööte. Nii et see ohumärkide küsimus ja teiselt poolt ma tahaksin tuua ka enda raamatust ühe sellise väikese lõigu, viidata sellele, mille toimetamise puhul ma mäletan, meil tekkis arusaamatus toimetajaga, kes ütles, et seda ei tasu siia sisse panna, et see õpetajad ei saa sellest aru. Aga kuna see on nüüd niisugune nalja koht pealkirjaga, kuidas õpetajatega hakkama saada ja mina olen veendunud, et õpetajatel, nendel, kellel on enesehinnang korras, nendel on see küpse isiksuse tunnus olemas, et nad on võimelised iseenda üle naerma. Ja siin ongi toodud ühest sellisest raamatust, väikesest raamatust, mida olete võib-olla ka näinud, et mis on, kuidas vanematega hakkama saada, kuidas õpetajatega hakkama saada. Autorit ma praegu ei mäleta ega hakka otsima, aga siin on sellised väiksed niisugused naljad, mida just siis võiks lugeda ja kui teid ei aja vihale need naljad, näiteks nali number 8 pealkirjaga Süvenenud õpetaja, kuulen neid hüüdmas. Väga huvitav. Siis nad istuvad maha ja süvenevad lugemisse.
ainuke asi, millest te võite kindel olla, teile nad seda küll ei ütle, mida nad loevad. Ja nüüd abi õpilasele, selles olukorras, kui on tegemist süvenenud õpetajaga, püüdke kirja panna nende raamatute pealkirjad, mida nad loevad. Nii võite te siis ise ka midagi õppida. Nii, ma nüüd selle sissejuhatuse peale loodan, et keegi minu peale ei ole pahandanud ja nii me ise oskame enda üle nalja visata, kui me oskame ka aru saada teiste inimeste puhul eelkõige, kui keeruline on siis see, kui meie enesehinnang ei ole korras. Aga nüüd enne, kui ma tahaksin võib-olla eraldi rääkida natukene eneseaustusest ja enesehinnangust, ma räägiksin sellest, et mis on siis selle enesehinnangu ja eneseaustuse tekkimise nagu selline põhialus. Ja miks ma sellest tahaksin rääkida, et ma olen nüüd psühholoogina ja ka kristliku hingehoidjana pidanud väga paljudel juhtudel kokku puutuma inimestega. Ma ütlen, see on minu arvates üks psühholoogiline selline väga suur mure eestlaste hulgas ja eks mujal ka, aga kui ma siin mõned enda raamatust toon mõned pealkirjad, mis puudutavad seda, kui inimesel on korrast ära enesehinnang, siis mis järgneb, et ta ei usu oma võimetesse või ta suhtub teistesse inimestesse kas siis üleolevalt või teiselt poolt nagu selliselt alandlikult, tagasihoidlikult. Maailm ja elu on tema jaoks liiga raske toimetulekuks ja pidevalt inimene leiab ennast, et ta peab kellegi või millegi eest ennast kaitsma ja tulen tagasi sinna, et ta ei usu oma võimetesse, ta ei näe oma andeid, ta ei oska nendega niimoodi peale hakata, et ta saaks oma anded, oma talendid välja arendada. Ja siin ma tahan küll öelda seda, et me võime nüüd Eestis ka, mul on sellest väga hea meel, et me oleme võtnud fookusesse andekad lapsed. Aga ma ütlen oma psühholoogi kogemustega, et anded võib avastada, anded õpetajad või vanemad võivad näha silmnähtavalt oma lapse andekust. Aga kui lapsele on olnud seda tüüpi keskkond nii kodus kui ka koolis, et ta ei ole, et tema enesehinnang ja enesesse suhtumine on korrast ära, siis ta võib olla superandekas, aga ta ei ole võimeline saavutama seda, et ta oma anded välja arendab. Ainult võib-olla nagu ime võib sellises olukorras nii-öelda anda talle julgust ja jõudu, et ta nähes oma saavutusi nende annetega seoses, siis ta hakkab, tema enesehinnang ja eneseaustus hakkab paranema. Nii et see on üks väga tõsine küsimus ja sellepärast nüüd ma võtaksingi natuke lähemalt selle teema ette, et milles siis tuleneb see, täna räägiksime nüüd õpetajast, et võib olla olukord, kus õpetajal on korrast ära enesehinnang. Et kui räägitakse vahel niisuguses tavakeeles, et on et enesehinnangu puhul ta nagu alahindab ennast ja mõnel juhul räägitakse siis, et ta on ülbe ja hindab ennast väga kõrgelt, siis psühholoogia seisukohalt lähtudes me võime rääkida ainult kahest niisugusest olukorrast. Ühest olukorrast, kus inimese enesehinnang ja enesesse suhtumine üldisemas mõttes on korras. Ehk teisiti öeldes, see, mida inimene näeb, kuidas ta ennast nagu analüüsides oskab endale nagu siis hindeid panna jutumärkides ja kuidas tema endasse suhtub, kui see on nagu sama selles mõttes adekvaatne sellega, mis tegelikult on olemas. Ja tegelikult on olemas, et kõik me oleme andekad, kõik me oleme Jumala looming, kõik me oleme ilusad, kõik me oleme igas mõttes või omas mõttes mingis osas
tugevused on meil olemas ja me leiame oma koha. Kui see on nüüd see adekvaatne arusaamine iseendast, on enesehinnanguga ka nii-öelda võrdne, siis me räägime korras enesehinnangust. Ja teisel juhul me räägime korrast ära minapildist ja mitteadekvaatsest enesehinnangust, kus inimene mingil põhjusel, millest me nüüd hakkame kohe ka rääkima, siis on jõudnud järeldusele, et tema ei ole kas siis ühelt poolt piisavalt väärtuslik, tema enda nagu analüüsi tulemusena on saanud väga viletsad pallid ja ta enesehinnang on madal. Väga suure sellise kahjustuse korral me võime rääkida alaväärsuskompleksist, kus kõik tema elu erinevad nii-öelda valdkonnad on kahjustatud kuni sellest välja, et ta näeb ennast teistmoodi, kui ta reaalsuses on, et söömishäirete puhul, et inimene näeb ennast paksemana või siis mitte nii ilusana, nagu teised näevad. Ja siis see teine pool, et inimene selleks, et kompenseerida või nii laps, noor, õpetaja, täiskasvanu selleks, et enda enesehinnangu korrast ära või minapildi korrast ära olemist kompenseerida, ta hakkab ennast nagu ülbena, uhkena, sellise mingisuguse valdkonna ülehindamise tulemusena nägema nagu väga targana, väga andekana ja nagu selle teise poole esindajana. Ja need pooled võivad ka lausa nii-öelda situatiivselt lausa muutuda, et mõnes hetkes inimene võib olla selline ülbe ja käituda nagu ülbelt ja olla teise inimese suhtes nagu ebaviisakas isegi ja murdeealiste puhul on see ka hästi tihti olemas. Eriti see on sellisel juhul, kui see olukord on nagu selline väljakutsuv sellele inimesele ja teiselt poolt nad võivad olla näiteks, kui palutakse neid esineda või oma sõna sekka öelda või nii nagu eestlastel kahjuks on, et tihtipeale konverentsidel ei küsi keegi midagi ja keegi ei julge sünnipäevakõnet pidada ja et see niisugune nii-öelda teine äärmus, et need võivad vahelduda väga ka kiiresti lausa. Või näiteks võib olla olukord, kus ühes väga kitsas valdkonnas inimesel on väga madal enesehinnang, mis tema arvates tal peaks olema korras, aga ei ole ja ilulõikuste taust on see, et kui näiteks inimene vaatab peeglisse, näeb, et tal on ninaga probleeme, siis ta läheb ilulõikusele, kuigi keegi teine seda ei näe ja tema arvates siis see ilulõikus võiks kogu tema elu muuta ja parandada. Aga me kõik teame seda, kes me oleme neid asju lugenud, analüüsinud, et see seda ei tee. Et seda psühholoogilist niisugust aluspinda, mille nimi on enesejaatus, enesearmastus, eneseaustus, seda niisuguste operatsioonidega ei muuda. Aga kui ma olen ühe sellise väikse joonistuse teinud, et mida võtame, et siin on üks niisugune mina ja hakkame järjest seda vaatama, seda joonistust, siis ütleme, et kui me räägime nüüd vundamendist, siis iga inimese vundament, mida ka peaksid lapsevanemad juba väga väikesest peast oma lapsele hakkama laduma, jutumärkides, see vundament on see, et laps armastaks ennast, et ta avastaks enesearmastuse, et ta avastaks selle, et ta on heaks kiidetud, et ta ükskõik milline ta ka ei ole, aga sellisena, nagu ta siia maailma on sündinud, sellisena ta on armastatud, heaks kiidetud, et ta võiks endale nagu üleüldises mõttes öelda, jaa, ma kõlban sellisena, nagu ma olen olemas. Ja seda niisugust vundamenti mõnikord on väga keeruline nagu inimlikus mõttes üles ehitada ja ma olen näinud paljusid inimesi, kes jõuavad nagu oma otsingutes Jumala juurde, et nad jõuavad sellele arusaamisele, et kõik inimesed on Jumala looming ja et Jumal ei ole kedagi kogemata siia maailma nii-öelda saatnud. Et kui inimene on siin maailmas elab,
siis järelikult ta on väärtuslik, ta on eriliselt väärtuslik. Ja kui selline heakskiit, iseenda heakskiit enda suhtes on olemas, siis selle peale saab hakata üles ehitama ka kõike seda enesest lugupidamist, eneseväärikust, mis on väga tähtis. Et kui me näeme, ma olen siin tõmmanud, ma täna sellest pikemalt ei räägi, tõmmanud nagu ringjoone ümber, kus me räägime, võime edaspidi peamegi rääkima sellest, et mida see tähendab, et inimese piirid on korras. Et kui inimene tunnetab, et tema on väärtuslik, kui tema on austusväärne, siis tema nii välimised piirid kui sisemised piirid on korras. Ja seda on lapsevanemad ja ka õpetajad siis õpetanud. Aga võib olla nii ju, et inimene on jõudnud ülikooli juurde ja õpetajaks õppima, aga tema ei ole veel seda vundamenti, ei ole nagu tal olemas. Et kui teie nüüd kuulate ja mõtlete, et kas teie enda puhul võite öelda, et te olete nagu sellisena, nagu te olete olemas, väärtuslik, võite ennast armastada, ennast austada ja teie piirid on korras, siis sellisel juhul on see õige vundament olemas. Ja kui me nüüd edasi läheme ja vaatame, et kuidas siis see enesehinnang välja hakkab kujunema, siis see nagu roheline osa, kus siin on väiksed pallikesed mul joonistatud, on, ütleme nii, et on see peeglite osa. Ja esimene kõige olulisem nagu enesehinnangu kujundamise, isegi me võiks öelda esimene peegel, on ema silmad. Sellest on väga palju viimasel ajal kirjutatud üldse nagu silmsidest ja sellest ema silmades olemasolevast peegeldusest, kui ta oma titat vaatab. Ema on 9 kuud teda kandnud ja emaga koos on ta suureks kasvanud selle aja jooksul, nii et ta võib maailma tulla. Ja siis, kui ema võtab vastu teda selle pilguga, et ta on ilus, ta on armas, ta on teretulnud, sa mu pisike, sa mu kallike, siis sellise esimese peegelduse peale hakkabki see enesehinnang üles ehituma. Ja vaat siin kahjuks on jälle see must selline või nõiaring olemas, et kui ema ei ole ise seda kogenud, sellist ema niisugust erilist hoolimist või ema erilist niisugust lähedust ja peegeldust, siis ta ka võib olla seda mitte kogenud ja ta ei oska seda ka edasi anda. Ja nüüd ma ei räägiks pikemalt nendest peeglitest täna, et siis samamoodi on isa peegel, siis on see, kuidas sõbrad vaatavad ja me jõuamegi nagu kooli, millest ma ka eelmisel korral rääkisin või olen rääkinud, kuidas koolis on olukorrad lapse suhtes võivad olla väga keerulised ja võib-olla esimesest klassist peale, kus tema õpetaja silmades ei peegeldu see selline heakskiit ja selle tõttu on õpilase enesehinnang, mis võib olla enne olnud korras, hakkab vaikselt ja vaikselt kahjustuma. Ja teine nüüd, mis on väga oluline, mis õpetajate puhul samamoodi võib ju olla olnud tema kujunemise teekonna puhul väga tähtis, eriti näiteks eliitkoolide puhul, kus omavahel on kogu aeg siis erinevaid õpilasi omavahel võrreldud. Isegi kasutatakse seda väljendit, mis psühholoogias on väga kahjulik, kuigi ta võib näida nii-öelda kasulik rahvale või kasulik mingile koolile, et on see individuaalne või personaalne intellektuaalne võistlus väga nagu oluline, mis ju tegelikult on ka PISA taga ja paljudel juhtudel psühholoogiliselt see on inimest hävitav. Selle tõttu paljudes maades ei ole lubatud niiviisi või ei korraldata selliseid võistlusi ja selline pidev üksteisega võrdlemine võibki tekitada olukorra, kus võrdluse tulemusena jällegi inimese enesehinnang hakkab kahjustuma. Ja kui nüüd minu kogemus on olnud, et väga paljud täiskasvanud inimesed, kaasa arvatud õpetajad,
kelle elutee on endal olnud näiteks mõnes eliitkoolis või mõnes keerulises koolis, kus see intellektuaalne või selline õppeedukusega seotud võrdlus õpilastel omavahel on pidevalt olnud päevakorras ja siis selle võrdluse tulemusel enesehinnang kahjustub. Ja tihtipeale just see võrdlus annab ka selle käitumisviisi, millest me eelmisel korral rääkisime, mis ei ole kehtestav käitumine, et ei saa avalikult kuidagimoodi nagu võib-olla siis panna paika võrdluses neid lapsi, aga saab sarkastiliselt või halvasti öeldes panna paika nende laste enesehinnangu ja seda, nagu me lugesime siin saate või selle loengu alguses, sellisel kujul teisi mõjutab tavaliselt ise sellist eluteekonda läbi käinud õpetaja. Kui tema on harjunud sellega, et teda kogu aeg kellegagi on võrreldud, siis ta peab seda iseenesestmõistetavaks ja ta ei oskagi näha, kui suurt kahju selline üksteisega laste võrdlemine tekitab. Et kui nüüd kolmas selline aspekt, mis enesehinnangut mõjutab, võib mõjutada nii positiivselt kui negatiivselt, on see, kui inimesel on endal ettekujutus oma võimetest ja oma eesmärkidest, omapoolne niisugune soov midagi saavutada ja kui ta seda võrdleb saavutatuga, mis on võib-olla ju siis näiteks hinnetes või võib-olla mingites kommentaarides, võib-olla siis kuidagi edus või edukohas ja kui need omavahel, need eesmärgid või siis saavutatu nüüd peegeldus, me võime siin kujundlikult hinnata või numbriliselt hinnata, see oma mingit tähendust. Küsimus on selles, et mis on selle peegelduse sisu. Kas see peegeldus annab edasi nüüd seda, mida õpilane ise on eesmärgiks pannud ja kas see kinnitab ja annab talle positiivse nagu enesehinnanguga seotud tagasiside. Ja kui nüüd on nii, nagu me lugesime, kui õpetaja enesehinnangu korrast ära, siis tal võib olla nii, nagu tihti on nende korrast ära enesehinnangutega inimestel, et tal on raske taluda enda kõrval targemaid inimesi, kes saavutavad rohkem, neid, kellel on võib-olla edu olemas, aga mitte niiviisi, nagu koolis on kohustuslik, et nii-öelda ta on ülesande lahendanud õigesti, nii-öelda üldises mõttes, aga mitte nii, nagu õpetaja on soovinud. Ja siis, kui see peegeldus tuleb nüüd õpetaja poolt, võib tema enesehinnang rikkuda selle peegelduse ära niiviisi, et õpilane selle asemel, et saada oma annetele nii-öelda motiveeriv ja positiivne peegeldus, ta lihtsalt ei suuda jätkata, kuna pidev selline negatiivne peegeldus, mis annab talle teada, et ta ei ole ikkagi nii tubli või nii tasemel või niisugune, nagu peaks olema selle kooli või selle õpetaja vaatenurgast, siis see on üks kõige suurematest kooli kahjustuse nagu valdkondadest, mis tuleb otseselt õpetaja poolt, õpetaja suust, sellisel juhul, kui õpetaja ei ole ise nagu sellise enda enesehinnang ei ole korras. Ja viimane, mis ma tahaksin sellega seoses veel välja tuua, mis puudutab nüüd seda õpetaja eneseaustust, et kui tema nagu vundament ei ole see, et jaa, ma olen sellisena, nagu ma olen ma nüüd väga okei ja ma austan ennast, minu piirid on korras, minust üle ei astuta, mulle pahasti ei öelda ja kui see eneseaustus ei ole tal korras, siis ta ei ole ka võimeline teisi inimesi ka õpilasi austavalt kohtlema ja selle niisuguse eneseaustuse puudulikkuse nagu väljund ongi need konfliktid, mis klassis toimuvad. Ma ei jõudnud nüüd täna üldse rääkida sellest, mis siin minu käsiraamatus on eraldi ka veel välja toodud lehekülg 39, et reeglid ja soovitused sulle selleks, et võiksid alustada tööd oma enesehinnangu parandamiseks. Ja siin võib-olla on ainus, mis ma nüüd nimetan, et alustage sellest, et te panete kirja oma enda kohta, oma tugevused, oma anded, oma positiivsed jooned, et teil tekiks niisugune mitte-eestlaslik arusaamine endast kui võimalikust õnnestujast
mitte sellest ebaõnnestujast, mitte sellest inimesest, kellel ei ole enda kohta midagi positiivset öelda. Aga ma saan aru, et sellest teemast me ei jõudnud peaaegu pooltki ära rääkida, mis ma olin plaaninud ja ma arvan, et me läheme selle tähtsa teemaga edasi. Ja soovin teile praegu tõesti seda vundamendi ehitamise julgust, et te vaatate läbi oma elu ja te panete paika selle positiivse eelkõige, mis teis endas, teie isiksuses on olemas ja hakkate jälgima oma reaktsioone nendel juhtudel õpilaste suhtes, kus tekivad negatiivsed nagu tunded ja te hakkate analüüsima, mis on nende negatiivsete tunnete tagamaa. Soovin teile jõudu ja julgust ja tarkust eneseanalüüsiks ja uskuge mind, te olete väga okei. Te olete andekas, loominguline ja väga tubli õpetaja. Kõike head teile ja olge väga hoitud.